Alustame siis tänase üldkoosolekuga ja Kaido palus mul seda koosolekut juhatada. Mina olen Gert Veiper, olen ka juhatuse liige kalandusühingus ja kui olete nõus, siis ma olen koosoleku juhataja ja Kaido on protokollija. Annate nõusoleku? Nii, ja siis läheme päevakorra juurde. Päevakorda olete kõik näinud ilmselt, oli kodulehel väljas, kas loen ette päevakorrapunktid. Et kui te olete selle päevakorraga nõus, ta ei ole pikk, siin on 4 punkti. Et loen ta siis ette. Hindamiskomisjoni liikmete kinnitamine on punkt 1. Punkt 2 on 2024 projektitoetuste taotlusvoorude toimumise aeg ja eelarve. Punkt 3 on 23 majandusaasta aruanne ja punkt 4 on põhikirja parandused. Et olete ette loetud põhikirjaga nõus? Põhikirja parandus on üks väikene näpukas. Vabandust, olete ette loetud päevakorraga nõus? Kui olete päevakorraga nõus, siis lähme esimese päevakorrapunkti juurde, hindamiskomisjoni liikmete kinnitamine. On ta üleval? On kellelgi midagi soovitada? Siin on sootasime, et 20. kuupäev läks, et kes esitab kirjalik seesamune nõusolek, paar tükki jäid, kes olid telefonist, et need on väljas, et nende nõusolekud ei olnud, see on täpselt nii palju neid inimesi, kes on kirjaliku nõusoleku andnud. Et ettepanek hindamiskomisjoniga on siis nii, et liikmekandidaadid on teil näha ja kui te olete kandidaatidega nõus, siis me paneksime need kandidaadid hääletusele kõik korraga. Kes nad on? Jah. Kai Rimmel on Põhja-Harju koostöökogu hindaja ja Margit Pättel on Põhja-Harju koostöökogu tegevdirektor. Ja. Temad on sealt. Kelly Poop on Sotsiaalministeeriumis, kus on kontrolli pealt. Svetlana Sukolajets on MTÜ Ristna 100. Mõelda tegija, kes sealt poolt Kadri Kurman Lääne-Harju vallast, Merike Metstak Jõelähte vallast, Aivar Niikolm on kalandusfirma Viinistult, Andres Jaak Priit on kalastaja, kutseline kalur Viimsi vallast, Indrek Ambos on vanasti oli maaelu, nüüd on see regionaalministeeriumi kalanduse spetsialist, kes on õppinud kalandust. Janek Tehnum on üks meie kõige suurematest kalapüüdjatest või vähemalt rahalise poole pealt on teise hulgas. Janek Tehnum Jumindalt ja Viljar Ruusmaar on Laulasvant kutseline kalur. Ma küsin, et kas nad selle esimehe valivad siis oma seast koosolekul? Jah, seda valivad nõuad oma üle. Et kui rohkem küsimusi ei ole, siis paneme... Alati saab, nemad on siis selle EMKF-periood. Siin ei ole seda välja toodud, aga alati saab neid ümber valida. Aga peab olema siis oluline põhjus, eks ole? Jah, siis peab olema. Koosolek teeb kõik põhjus. Jah. Nii, paneme hääletusele, kes on 11 kandidaadi, kes on ära toodud hindamiskomisjoni liikmeks nimetamise poolt. Palun käega märku anda.
erapooletuid, vastu, üks ei saa hääletada, kuna ma ühesõnaga, et need, kes 2 ei saa hääletada, need 2 tükki on taandunud. praegu oli küll nii, et erapooletuid ja vastu käsi ma ei näinud. Ühesõnaga, sinna läheb see, et... Kuidas? Üks on erapooletu. Nii, teine punkt on 2024 projekti toetused, taotlusvoorud. Taotlusvoorudega on see, et teile saame selle otsuse kätte. Pakuda, et teeme 2 tükki, et kes tahavad kiirelt, et teeme ühe vooru siis augustis ja teise vooru teeme, et kus siis nagu normaalselt saab teha, teeme siis oktoobri alguses, novembri alguses. Ja kokku on siis arvestatud nii-öelda meie kogu toetustest, praegu läheb siis selleks aastaks 1/3. Kõik voorud. Kuskil oli teil mingi tabel olemas ka palju üldse siin Harjumaal neid kalureid on, mis kvalifitseeruvad sinna, et üldse taotleda? Sa mõtled seda, mitmekesistamine on meil 5 tükki praeguse seisuga. Aga noh, me lihtsalt võtsime nagu numbri, et ma arvan, et võib-olla, et mõned kalurid suudavad ikkagi et järgmiseks aastaks juba midagi nagu saada sellega, et nad saavad seda toetust. See ei ole ju ainuke. Ja mis järgi jääb, see kaob edasi, et me lihtsalt võtsime siit. Et me peame lihtsalt PRIA-le esitama mingisuguse numbri. Et kellegi kuskilt ei ole, et midagi ka väga ei ole planeeritud, et võib-olla tuleb, et võib-olla mingisugune nende 5-6 teema tuleb, esimeses voorus ma ei usugi, et enne tuleb ja põhimõtteliselt siis nii-öelda oktoobri või selle novembri vooru võivad siis jääda nagu mingit mõistlikumat ja kui keegi ütleb, et oleks soovi avaldanud, et rohkem tahab ja midagi suuremat projekti, siis andke enne teada, et saame seda kõigi rahanumbrit nii-öelda siin suurendada. Ja ei oska lihtsalt, see on kohvipaksu pealt, et umbes on pandud, et nii teha. Kas sa oskad Kaido seda öelda, et kui nüüd esimesest voorust teeb näiteks mõne meetmelt raha üle, kas saab teise vooru üle? Selle jookseb jah. Läheb üle. Selle võrra siis suurem. Jah. Selle võrra suurem. Ma korra küsin see 5, et mis seal 5. võiks taotluse sisu olla, toetus 80+000 meretraditsioonidele, mis seal võiks olla sellist asja? Seda on siin nagu valdadega räägitud, üks on näiteks, mis siit tuleb, mida vallad saavad teha, on lautri kohtasid. Et see number on kuskilt sealt tulnud, et see on nagu selles mõttes, et ega siin muud ei ole mitte midagi häda, on ju meil selles, et see on 1/3 on üldse, et kuidas me selle asja täis võtame, et ma kardan, et meil ei ole lihtsalt neid kalureid, kes nagu võtavad. Ja see on strateegia numbrid, mis on ära kinnitatud, need on lihtsalt nagu seal ja kui midagi tuleb, kellelgi on mingisugused plaanid, siis alati ka, et peaasi on see, et me selle raha ära võetaksime. Kas on taotlusvoorude kohta küsimusi? Tundub, et ei ole.
paneme hääletamisele, lähme edasi saame. Lähme edasi, siis punkt 3 on. Pane hääletada. On hääletada läbi. Ma ei tea, on, ei ole, enam hääletusega. No teeme siis hääletusega, et kes on poolt. Punkt 2, 2024 projektitoetuse taotlusvoorud, toimumise aeg ja eelarve. Nagu oli näha ekraanil, palun käega märku anda. Poolt, käega märku anda. Poolt, jah. Nii, erapooletuid. Ja vastu? Ei ole. Erapooletuid vastu ei ole. Jah, väga hea, siis oli. Nii, siis on meil punkt 3. Ma annan seda vastu üleval. Sire, kust ma leian selle sinu arvutis? Võtame selle põhikirja ära, põhikirja on nii lihtne, et seal on üks täpukas on põhikirjas sees, mille PRIA avastas. Et see ei ole midagi, et lihtsalt üks mingisugune number on sealt reast puudu, mis tuleb lihtsalt ära parandada, see ei muuda mitte midagi. See on rivist ka selgelt nagu näha, et see on 6121, siis tuleb 612, siis tuleb 6123, et lihtsalt üks number on sellest loendist välja jäänud. Et me oleme siis selle. Kohe tõmban selle teise ka olla. Ma ei tea, miks seda tõmbasin küll, aga ma ei tea üldse. Mitte võtta selle 4. praegu. Selle 4. või 4. on meil juba läbi, see on põhimõtted, ta on niisugune näpuka paranduna see. TF peaks alla. Nüüd ma võtan selle teise ka veel korra ikkagi. Nii, see vist oleks. Vaatame. Kulude ja bilanss on see ja kulude tulud on seal. Noh, ma ei tea, see on see. Ma ei tea, miks ta ei ole aluks. See peab vaba aeglaselt. Noh, nii. Ja bilansis selle seisuga on see, et eelmine aasta me PRIA käest mingisugust toetuse ei saanud. Seetõttu selle möödunud aastas aruanded aasta tulema miinus 3600, aga noh, nüüd, kus me oleme, peaksime saama, saab vanad võlad ära maksta ja siis oleme jälle siin kuskil nulli läheduses. Et see on lihtsalt informatiivne, see ei ole midagi, et on, et tahab keegi küsida bilansi kohta? Mis see vahe, see 10 000 seal lõpus on? All 15 ja 25. See on eelmise aruande aasta tulemas seda. Ja see on, et eelmine aasta oli miinuses, et positiivselt ei saanud. Üle-eelmine aasta on 10 800 ja see aasta on miinus 3600. Eelmine aasta. 2022. Jah, noh.
aga see oli lihtsalt see, et me põhimõtted, noh, meil ei ole nagu mingeid PRIA toetusi olnud ja ütleme, et rääkida sellest, siis me oleme seniajani ka saanud nii, et ega me ei ole nagu ei valdasid koormanud ega ka kalureid koormanud. Võrreldes mingite muude, kus vallad on, siis me oleme suutnud kogu aeg ise ära majandada. Ma nüüd ei saa siin öelda, et vallad ametnikud toogutavad, et pärast võetakse liidrist ka raha ära, aga nii ta on. Võt, aga teeme selle ära ja siis on päev õhtel ja nii, see on nüüd nõuab üldkoosoleku kinnitamist jällegi. Nii et kes on sellega nõus, et kinnitada 2023 majandusaasta aruanne, palun käega märku anda. Aitäh, erapooletuid vastu ei ole. Aitäh, ametniku osa on läbi. Üks punkt on veel ju. No see Koido juba sellest rääkis, see põhikirja teema oli, seal olid järjekorrapunktid olid sassis. See on ainukene põhikirja punkt on kohe siis näitan, kui oli, et me oleme siin ära parandanud juba PRIA soovil, et ühesõnaga siin on nagu õige redaktsioon, et siin selles punktis oli 1-2 oli ära lihtsalt. Oli kogu asi, mille PRIA avastas ja ma lubasin PRIA-le, et me võtame esimesel üldkoosoleku selle vastu, me saame talle ära saada. Aga ise nüüd meil on otsus käes juba. Kui tohib soovitada nii-öelda protokolli mõttes see, et ikkagi hääletus ära. Noh, pool hääletust on meil nagu nii. No teeme selle hääletuse siis ära. Ma võtan nii hiljuti selle ka nii. Hiljem keegi järele vaatab, et tal ei oleks küsimust. Teeme selle hääletuse siis ka ära, et see on põhikirja punkt 6.9 oleks sellise redaktsioonis, nagu ta meil praegu seal ekraanil on. Et eelnevalt oli siis punkt 6.2.2 oli ilma ühe kaeta, nii et õige on siis 6.2.2.2. Kes on selle poolt, palun käega märku anda. Aitäh, erapooletuid ja vastu ei ole. Korras, vastu võeti. No nüüd on küll ametlik koosolek läbi.